Arvutimängude loomine ei tähenda vaid arvuti taga istumist. Kindlasti tuleb seal palju suhelda. Sügisest on Eestis esimest korda võimalik õppida süvitsi mängude arendust. Mina juhendan teid mängude programmeerimises ja prototüüpimises. Sa võid töötada näiteks visuaaliloojana, koodispetsialistina või loomejuhina. Võimalusi on palju. Aitan sind diplomini. Maailma parim mänguidee ei tee sinust veel edulugu, see tuleb ka valmis teha. Oleme kokku toonud oma ala parimad Eestis, et anda sulle edasi oma teadmised prototüüpimisest kuni kirjastamiseni. Kõik selleks, et võiksid maailmas mänguarendajana läbi lüüa. Palun, Creative Mobile, Marianna Krakvina, Aleksander Madikainen. Hi everyone, I'll better speak English because my Estonian is not so good. So, as Eric told here, so there is a number of different activities that you need to know, that you need to do to create a great game. But having great programming and art skills is not enough to create a AAA title. So first of all, game has to be fun. And creating fun is some sort of a magic. And it is pretty close to a rocket science, I think. And there are about a dozen different professionals involved in game development of creating a great AAA title like GTA 5 or World of Warcraft or any other great games out there that you know that you have probably played in your life. So my colleague Alexander, who is our HR manager, will now tell about the different professions that are involved in game development and create this magic of fun of a great game. So please welcome. Tere hommikust kõigile. Kuna me räägime ikka meeskonnast, siis ma arvan, et ma olen kõige pädevam inimene, kes saab sellest rääkida. Ja veel kord tuletan meelde, et mina olen siis Creative Mobile ÜÜst. Ma loodan, et paljud teist on sellest firmast juba kuulnud. Vähemalt, kes ei ole, siis natukene sellest ka räägin. Ja minu nimi on Aleksander Madikainen, ma olen personalijuht. Nii et mul on väga hea meel, et Mainor kõrgkool hakkab siis mängudisaini spetsialiste ette valmistama, sest just sellel teemal ma tahaks rääkida ja sissejuhatuseks siis, kes me oleme üldse. Tuleb? Jah. Kes me oleme? Oleme asutud siis 2010. aastal, oleme mängustuudio ja meil on portfoolios kuskil 20 pluss mängu ja kokku on siis tänase päeva seisuga 250 miljonit alalaadimist. Ja see on päris muljet avaldav number. Ja iga kuu on 10 miljonit aktiivset unikaalset kasutajat. Äripäev nimetas meid siis eelmise aasta parimaks idee ettevõtteks. See on ka päris hea tunnustus. Ja maailma areenil oleme päris tuntud tegelane ka. Et kui me räägime mängude arendamisest, siis oleme top 50. Ja kui rahast rääkida, siis aastane käive on meil kuskil 5-8 miljonit eurot, et sõltub aastast. Nii, see on siis lühidalt firmast. Aga inimesed, kes meil üldse töötab? Kui me hakkasime siis oma tööd 2010. aastal, oli meid siis 4 inimest. Ja tänase päeva seisuga on meid 76. Kõige jõulisemad kasvu siis oli esimese 3 aasta jooksul, aga praegu me oleme saavutanud sellist olukorda, kui olemasolevate projektide katteks meil on enam-vähem kõik töötajad olemas. Nii et sellist kasvu enam ei tule. Aga see oli suur töö ja see kerge polnud. Miks värbamine just keeruline on? Esiteks, mängude arendamise valdkond on väga spetsiifiline, mis pole Eestis eriti esindatud. Ja Eestis lihtsalt pole vajalike oskustega pädevaid spetsialiste.
ja Eesti õppeasutused ei valmista veel selliseid spetsialiste ka ette. Nii et siia mängu tuleb ka üldine meie IT-sektoris selline olukord, kui nõudlus on palju suurem kui pakkumine ja nii kui üks programmeerija paneb oma CV välja, siis on kohe 25 soovijat. Nii et kuidas me siis sellest situatsioonist välja tulime? Meil töötab veerand välismaalasi. Ja see on päris suur number ja muidugi sooviks meie kohalikke töötajaid, aga see võimalik praegu veel ei ole. Kui rääkida siis, mis riigid meil esindatud on, siis kui me Eestit arvesse ei võtta, siis on 6 riiki, Läti, Kanada, Ukraina, Valgevene, Venemaa ja siis Saksamaa. Ja muidugi see tundub pilt tore, et rahvusvaheline meeskond, et saab inglise keelt juurde õppida näiteks, saab kogemusi vahetada ja nii edasi, aga tegelikult tööandja jaoks on see väga suur kulu. Et palju maksab raha lihtsalt värbamine, ühe välismaalase värbamine. Tegelikult see on päris kopsakas summa, et minu kogemuse järgi on see 2500 kuni veel rohkem ja rohkem, see võib 4-kohaline number ka olla. Sõltub spetsialisti tasest ja sõltub kogemusest. Nii et hea meelega võtaksime just meie töötajaid Eestist tööle ja kui see mängude disaini kursus hakkab oma vilistlasi näiteks pakkuma, siis olukord, ma arvan, et palju lihtsam. Aga kui rääkida siis meeskonnast, ma näitan teile siis projekti struktuuri, et kes meil siis töötab üldse. Näiteks meie suurim projekt Nitro Nation. Et sellele siis olemas produtsent, tema teab selle projekti visiooni, missiooni, tulevikuplaane, vastutab terve projekti eest. Temale on abiks projektijuht, kes organiseerib siis kõikide osakondade tööd. Ja mis need osakonnad siis on? Et meil on siis olemas kasutajaliidese programmeerijad, serveri programmeerijad, need mängude disainerid, on olemas kunstnikud, testeerimine, nii et seda kõike siis projektijuht organiseerib. Näiteks, kui me ütleme Nitro Nationi mängu, siis kindlasti on, kui keegi on mänginud, alati on muusika seal sees, et midagi seal mängib, mis vastab siis mängu iseloomule. Suuremates stuudiotes on see heliloojate või sound design on eraldi osakonnana, meil on aga see outsource, et meie ostame siis selle teenuse sisse. Muidugi iga projekt kasutab siis tugiteenuseid. Tugiteenused on sellised, nagu tavaliselt need on, et on turundus, on kasutajatugi, on analüütikud, on personal. Nii et kõik on omavahel seotud, et kui üks lüli, siis kas seda ei ole, töötab halvasti või siis ei jõua midagi teha, siis kindlasti kannatab kogu projekt. Kas on vaja seletada, kes mida teeb või kõik on tuttav? Sest mina tahaks just, kuna me räägime mängude disainist, siis just mängude disainerite peal peatuda rohkem. Või siis räägin kõik lahti. Meile ei ole vaja. Okei, nagu ma rääkisin, on vaja, see mängude valdkond on väga spetsiifiline ja niisama tänavalt me ei saa nagu töötajat võtta ja ta on valmis seda tööd tegema. Et inimesel peab olema just mängude arendamises kogemust ja sõltumatult sellest, kas ta on personalijuht, kas ta on testeerija, kas ta on programmeerija ja nii edasi. Muidugi, kui me võtame neid ametid, mis siin on, siis Eestis on analoogia olemas.
ja muidugi soovi korral võib ümber õpetada ja siis meie kasuks tööle panna. Aga see on väga aeganõudev, see on väga kallis asi, nii et mõnikord on ikka mõttekam isegi välismaalt töötaja võtta, kes on juba kogemusega. Aga ainuke amet, mis siin on, me ei saa ümber õpetada mitte kedagi, mitte kuidagi. See ongi mängude disainer. Et kui me programmeerija võtame, näiteks Java programmeerija, siis me saame seda mõne jooksul ümber õpetada, ma ei tea, Unitiks, ma ei tea, milleks veel. Kui tuleb personalijuht, nagu mina tulin kogemusteta personalijuht just mängude arendamise valdkonnas, et ma töötasin üldse teises valdkonnas. Et seda võib juurde õppida, aga just mängude disainerit me ei saa kuidagi kuskilt võtta, nii et tuleb kindlasti neid õpetada. Nagu minoril siis on kavaks. Siis on see mängude disainer, räägiks sellest lähemalt. Et Eestis on niimoodi, et kui sa paned töökuulutuse välja mängude disainer, siis 99,9% CV-des tuleb graafilise disaineri CV-d. Et keegi ei tea, mis on mängude disainer. Et disainer, okei, siis on joonistamine, ma ei tea, mis veel, aga me oleme proovinud otsida mängude disainerit Eestist või Lätist, Leedust. Mitte mingisugust olgu pole. Nii et räägiks lahti, kes on siis mängude disainer. Mängude disainer on siis see inimene, kes projekteerib assetini mängimise protsessi ja ta peab kindlasti olema ka mängude fänn, sest kui sa ise mängija, kas arvutimängija, mobiilimängija, mis iganes, sa ei saa mõelda nagu mängija. Aga see on väga tähtis, sa pead nägema siis selle toote, seda mängu mängija silmadega. See käitumise psühholoogia on siis selline asi, et see mängude disainer peab aru saama, et mis paneb siis mängijad seda, mis meeldib sellele mängijale just selle mängu juures, mis paneb teda meeldima. Ja et tema, kui mängija siis pingutused, kas nad vastavad ikka tema ootustele. Et näiteks, kui me võtame õpinguid ülikoolis, siis võtame niimoodi, et nominaalne õppeaeg on 3 aastat, maksab see ma ei tea, kui palju maksab, aga 2000 aastas ja sa tead, et sa saad kõrghariduse. See on ideaalne olukord. Kui see oleks, nominaalne õppeaeg oleks 10 aastat, maksaks ka 2000 aastas ja sa saaksid kõrghariduse, siis võib-olla sa enam ei tuleks niimoodi õppima. Nii et samamoodi on mängudes ka. Väga tähtis on ka see, et mängude disainer siis arvestab mängu matemaatilist mudelit, et mis see siis tähendab, et kõik teavad, mis on monopoolia mäng. Kindlasti, jah. Et seal on erinevad hooned, erinevad tänavad, mis maksavad midagi. Et miks just see tänav maksab 5 tonni, miks just too tänav maksab 10 tonni ja nii edasi. Sest kui te näiteks muudate kas või ühe asja selles mängus, ühe hinna, see muudab totaalselt kogu mängimisprotsessi. Nii et peab arvestama seda mängumudelit niimoodi, matemaatilist mudelit, et see mängul oleks loogiline, huvitav lõpp, ma ei tea, oodatav tulemus ja nii edasi. Et kasutajal oleks huvitav seda mängida. Ja kindlasti on ka see, et kui mängija vajutab nuppu, mis see endaga kaasa toob. Nii et põhilised kompetentsid on siis mängudisaineril. On siis mängija käituse psühholoogia, matemaatilised analüüsid ja teadmised, arusaamine mängudest, mängude mehaanikatest, žanridest, kas on see shooter, on see drag racing ja mis iganes, siis mängude ärimudelid,
on olemas nii tasulised, tasuta, siis on näiteks mänguteenusena, see tähendab seda, et mängul polegi tegelikult lõppu, et seda mängu kogu aeg uuendatakse ja kui mängija tuleb, ta umbes teab, mida ta ootab ja siis ta võib siis mängida. Ja kindlasti meeskonnatöö, nagu ma rääkisin, et kui kas või üks lüli seal siis struktuurist ei tööta korralikult või inimene ei oska siis meeskonnas töötada, siis midagi välja ei tule. Et meil näiteks on Nitro Nationi projektis mängude disainerid kokku 1, 2, 3 vist, jah. 3 mängude disainerid. See on väike selline mikrotiim, mis omavahel kindlasti palju suhtleb, arutab ja nii edasi ja see Nitro Nationi kogu meeskond jällegi tihedalt seotud nii mängude disainerite kui ka QA-ga kui ka kõikidega. Nii et meeskonnad on väga tähtis. Ja kui me räägime näiteks, paljud arvavad, et IT-inimesed on rohkem introvertsed, et kinnised ja nii edasi, aga tegelikult isegi programmeerijate suhtes, näiteks mängude arendamisvaldkonnas, me ootame ikka loovaid inimesi. Aga see on programmeerijate juures päris harvane asi. Nii et tänan kuulamast. See on meie meeskond, osa nendest, mina keskel. Nii. Tänu, Aleksander. Ma vaatasin, sul oli hästi huvitavalt välja toodud ka sinu töötajate diagramm, veerand välismaalased. Ja. Kas see seis ongi meil nii kurb, et meil polegi kedagi võtta? On küll. See on... Mina arvasin lihtsalt see 3 veerand. Kuulge, aga see on ju positiivne, ma ütleks teistpidi ju. Ja uus eriala tulemas. Tegelikult me teeme kõik endast sõltuvaid, me ikka värbame kohalikke inimesi, sest see on väga tähtis. Ja nagu ma rääkisin, just see arvuti disain, et meil on, ma ei mäleta, kui palju mängude disainerid kokku on, aga päris palju, aga nendest ainult 2 on Eestist ja 0-st alustanud ja ühesõnaga kõik on välismaalt mängude disaini suhtes. Kahjuks. Kuidas? Kui palju teil kokku on neid mängudisainereid suurusjärgus? Kui ma hakkan nüüd meenutama, kas ma olen kuskil 6 inimest või 7. Aga tegelikult, kui näiteks on kogenud mängudisainer, väga hea disainer, isegi kui on vaja või ei ole vaja, ikka võtame ta tööle. Sest häid mängudisainerid kunagi pole palju. Nii et ühesõnaga koolitate neid ka? Tegelikult me ei koolita, sest kunagi Minor tegi meiega koostööd, me oli ka mingisugused mängudisaini klassid siin. Et just sellest klassist on meilgi need noored tulnud. Nii, siis on meil traditsioon ju täiesti olemas, eks ole? Aga üks huvitav detail oli veel, et kui te otsite mängude disainerid, siis tulevad graafilised disainerid. Mis siis juhtub, kui tulebki graafiline disainer? Mis te teete temaga? Tegelikult ma mäletan viimast seda mängudisaini konkursit ainukest, kui mulle tuli vist 150 või 200 CV-d ja igale CV-le ma pidin vastama ja siis kirjutama, et game disainer, see mängudisainer on see amet, bla 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 bla. Nii et lahtiselt vastama, mis on mängude disainer. Et see ei ole just see, mida nad ootasid. Nii, siis tuleb välja, et üks mängude disainer peaks olema ühtaegu psühholoog, ta peaks olema mängufanaatik. See on kõige tähtsam. Ja ta peaks ka tegelikult oma matemaatilist taipu. Eks ole? Kõrgmatemaatika on väga palju. No nii, siit kohe üks küsimus tulemas. Tere, minu on Dimian ja minu on eesti keeli nii hästi ja sellepärast I'm going to speak in English.
So I'm actually a student of game design degree from Finland, and for example, for myself, I have got some experience from graphic design previously, but now I'm studying for 1 year, and I'm looking forward to work, for example, for your company, and I wish to, for example, earn some experience from you. Is it possible to somehow to apply to your company, like how to say, sorry, how it's possible actually to apply? So you're talking about practice? Yeah, practice, summer practice. Actually, this practices need a lot of attention of existing employees, and workload is very, very high. So we cannot afford at the moment to provide any practice. Even without any kind of salary? Even then. I think it's more the cost of human time Use. that they cannot afford, not the money. Okay, thank you. Nii, But kas on... actually you can send your CV or something to hr@creativemobile.com and we will review. Jaa, kas on veel küsimusi? Jaa. Kas te olete kaalunud sellist asja, et mängudisaineril, ma saan aru, on oluline see matemaatiline mõtlemine, loovus, psühholoogia, kõik korraga ja mängusõltuvus ka veel. Kas te olete kaalunud seda, et mängudisainer võiks koosneda tegelikult 2 töötajast? Üks tegeleb matemaatika, loogikaga ja teine tegeleb loovusega ja siis te saaksite oma töötajate põua võib-olla paremini lahendatud? Ma arvan, et 2 töötaja see finantseerimine on palju kallim ja kui üks inimene mõtleb nii seda kui toda, ta teab kogu protsessi, kogu seda tervenisti, tal on taip, millest asi on. Aga kui need on 2 erinevat arvamust ja nii edasi. Et nii raha mõttes kui ka selle protsessi mõttes. Ma arvan, et see ei ole eriti võimalik. Mul on üks küsimus. Et ma eeldan, et teil kindlasti on ettevõttes graafilisi disainerid ka. Graafilisi disainereid? Jah, või kes teevad nagu visuaale. Muidugi. Et palju neid on võrreldes siis mängudisaineritega? No tegelikult meil on olemas nii, meie firma sees nimetame neid artistideks, on nii 2D kui 3D artistid. 3D artiste on meil 4 tükki, kes tegelevad just selle Nitronationi 3D visuaalidega. Ja siis olemas need 2D kunstnikud või artistid, neid on, ma arvan, kuskil 4-5 tükki. Aga kindlasti jällegi, kui inimene kunagi pole tegelenud just mängude arendamisega ja joonistanud just mängude jaoks, kindlasti tuleb väga palju õppida jälle. See ei ole vajalik. Päriselt see on ruumavalt. Aga kuidas neid nii-öelda siis neid kunstnikke, kas meil on piisavalt Eestis neid? Meil on kõik Eestis kunstnikud. Kõik Eestist. Kõik Eestist, jah? Jah. Okay. Nii, siit üks küsimus tuleb veel. Okay, ma mõtlen selle mikrofoni siia juurde lihtsalt selle jaoks, et see jääks siis kaamera peale. Mikrofon on hoitud. Anyway, mul on selline küsimus, kas te publitseerite väljaspool enda maja tehtud mänge ka või kas teil on plaanis hakata tegema? Publitseerime. Meil on olemas selline bränd, eraldi tehtud Fan Factory ja ma ei tea, Marianne vist oskab paremini öelda, mitu mängu me oleme kokku välja lasknud juba niimoodi. Kas Eesti omasid ka või praegu veel? Eesti omasid vist ei ole veel. Okay, siis pärast räägime. Jah. Aga kui võtta need just välismaalasi, siis välismaalased on meil esiteks produtsendid, sest kui on tegemist nii suure projektiga nagu Nitronation või Truck Racing, siis siin on vaja väga suure kogemusega just mängude valdkonnas. Eesti selliseid inimesi kahjuks pole. Nii et produtsendid, projektijuhid on paljud, programmeerijad on paljud ja peaaegu kõik game disainerid on kõik välismaalased. No nii. Kas on veel küsimusi? Kuidas Creative Mobile tagab mängude nagu sellise
veatu töötamise kõikide erinevate device'ide peal, mis meil liikuvad? Meil on igal projektil, jällegi kui me võtame Nitronationit ja võtame Drag Racingut, meil on QA tiim. Igas tiimis on QA lead ja siis testeerijad. Et meil on siis kokku 7 testeerijat ja 1 testeerimise programmeerija, kes programmeerib neid automaatseid testeerimisi. Okei, aitäh. Nii. Ja see on siis pidev protsess, meil ei ole niimoodi, et me teeme osakese ära ja siis kogu aeg on see pidev protsess, see testeerimine. Palun veel küsimusi. Kas on kellegi, jah? Võib-olla konkreetsetes numbrites teil on ebamugav vastata, aga kui inimene tuleb seda eriala õppima, siis ta kindlasti huvitab, et millise palgaga ta võiks tulevikus arvestada? Muidugi palga küsimus on päris selline. Vabandust, raske küsimuse eest. Aga kindlasti üle Eesti keskmise. Selline vastus rahul. Võib-olla protsentuaalselt võrreldes teiste ametitega teie ettevõttes? Just game disaineritel? See jällegi sõltub kogemusest ja sõltub, mis positsioonil inimene töötab, sest meil on olemas noorem mängude disainer, vanem mängude disainer ja nii edasi. Nii et sõltub positsioonist muidugi, kõik sõltub just sellest inimesest, sest kui meile tuleb inimene, ta tuleb tööle, me tahame, et tema silmad säraksid, sest niimoodi, kui sa teed mängu, sa pead seda armastama, sa pead seda tahtma, muidu head mängu sinult välja ei tule. See silmas peab sära olema. Kui sellised inimesed on, kas tal on kogemust või ei ole kogemust, siis see juba kõik on kaalutav, aga lihtsalt kõik on siis selle vestluse suhtlemisi asi. Nii, veel küsimusi? Kas Unity oskajaid on Eestis? Unity oskajaid Eestis, kui me teeme selle Unity programmeerimist just Nitronationi selle projekti, kui võtta sealseid programmeerijad, siis nemad on ainult üks on Eestist. Mõn saab nii palju öelda, et tõsiselt võetavaid väljaspool Creative Mobile'i on umbes 5-10 tükki Eestis. Kõik teevad kuidagi eriala kõrvalt, või keegi teeb põhitööna ka? Toomas Laasik võib-olla teeb põhitööna. Ma arvan, et meil on mingi 50 on äkki väljaspool nagu Creative'id, kes teevad väga vähe. Üldse jah, spetsialiste on väga raske leida, isegi üldse IT-valdkonnas on raske leida, rääkimata juba mängude tööstusest. Nii et näeme väga suurt vaeva selleks, et endale töötajaid saada. Ja me püüame muidugi parimaid saada olevaid töötajaid endale hankida. Sellisel juhul on teie kompetents ju meie hulgas väga oodatud uue eriala õpetamisel, nii et saame siis koostöös järjest spetsialiste juurde, eks ole? Oleks tore. Nii et nagu näete, eriala on täitsa uhke juba sissejuhatus olemas. Oodatakse. Kas on veel küsimusi? Et kui rohkem küsimusi pole, et siis suur tänu, Aleksander, ja suur tänu ka Mariannale.